Tere kallid tennisõbrad, augustikuu ikka veel, teine saade, selles kuus tuleb meil purki saade ja siis hakkab suvi vaikselt läbi saama, aga tennisehooaeg väljas loodetavasti veel pikalt jätkub. Tutvustame tänast saatekülalist, kõigepealt saatejuht Gunnar Leheste ja teisel pool arvutiekraani Riho Kallus. Riho ütleb tere uuesti. Tere. Riho millega pärast ei asu Tallinnas, vaid kuskil Saaremaal, saan ma aru. Just nii. Ja saatekülaline on meil füsioterapeut Indrek Tustit. Tere hommikust. Vanasti sai sinu kohta ka treener öelda. Oled sa nüüd treener, füsioterapeut või ainult füsioterapeut? No, ma ei oska seda isegi täpselt öelda, et mul on sõltuvalt kellega ma töötan, aga üldfüüsise pool on alati olnud nagu teine pool sellele füsioteraapiale. Et kui palju seda treeneriks saab nimetada, ma ei tea, ma arvan, et mingis osas saab, jah. Ja kuna mu elustiil on viimased aastad olnud ikkagi nii palju Eestist ära, et siis ei ole Eestis enam eriti palju endale sportlasi nagu võtnud ega jäänud, et mõned kellega oled varasemalt töötanud ja nendega jätkad ja kui nemad lõpetavad, siis juurde kedagi ei ole nagu tahtnud ajaressursi pärast nagu eriti võtta. No sellest põhiteemast, miks me sind siia oleme kutsunud, saame kohe rääkida, aga mina isiklikult tahaks kuidagi sellest olümpialt nagu maha tulla ja selle nagu puhtaks rääkida, et ma olen veel kahjuks või õnneks veel olümpialainel, ma kuulan Spotify'st playlisti opening ja closing ceremony, kõik need laulud, kõik need viisijupid, aga et sellest korralikult maha tulla, võib-olla räägi, Indrek, kuidas sealt paistis olümpia, kus sina asusid füüsiliselt. Sa olid teisel pool Atlandi ookeani. Me juba eetriväliselt saime rääkida, et ega sa Eesti sportlasi vist väga jälgida ei saanud. Ma jälgisin nii palju, kui aja see vahe mul võimaldas jälgida. Ja ma olin 2 tennisturniiril, et ma olin Washingtonis ja Montrealis järjest. Ja ühel pool ookeani olles Ameerika poole peal seal rahvusvahelist pilti ei ole, et näed seda, mida ameeriklased sulle näitavad, nii et ma tean väga palju ujumist ja väga palju naiste võimlemist ja kõike seda. Ja muud kummalised alad ka, mida ameeriklased tegid, mis siin Eestis, ma arvan, et kajastamist väga palju ei leia, et kõik nende mingisugused ala nagu nendel talvel on need suusahüpped, need, kus Kellisildaru sõidab ja nii edasi, et alad, mis me ei tea ei nimesid ega inimesi. Ja Kanada oli selline, et nemad näitavad kõike, sest nendel medalilootused ülisuured ei olnud. Ja siis näed naiste rannavõrkpallist kuni tõstmise ja vasareiteni ja kõike läbi segi kogu aeg, et see kompott on nii kummaline, ühtegi inimest, ühtegi sportlast praktiliselt nendelt aladelt ei tea, et siis on täitsa teistmoodi vaatamine. Aga Summer McIntosh ujus ju koos Eneli Jefimovaga, siis sa Eneli ujumist pidid ka vilksamisi nägema? Ma nägin päris palju, sellepärast, et mõlemal nii Kanadas kui Ameerikas oli põhimõtteliselt olümpiakanal. Ja kui minu jaoks olümpia ikkagi algas nagu liiga vara hommikul, et seda vaatama hakata, siis päeva teises pooles oli kordused, ma vaatasin praktiliselt kõik ära. Et ega need korrad, kui ma olen olümpial käinud, et mis mulle olümpial meeldis, oli see, et sul on iga ala kohta on oma kanal, et eriti need viimased 5-6 päeva, kus olümpiaküla on piisavalt tühi, ja korteritest on kõik sportlased ära läinud, siis sai endale ühte tuppa vedada 2 või 3 telekat ja vaadata 3-4 ala korraga ja vaadata muid asju ka, et mulle ikkagi sport mingit huvi pakub. Mitmel olümpial seal? Riho, küsi sina. Ja ma tahtsin küsida, Indrek, kas sul tänaste olümpialastega kellegiga on ka veel mingisugused sidemed või tööalased seosed? Mul on üks sportlane oli, kellega ma tegelen ja kes oli olümpial, aga ta läks suhteliselt halvasti, et ta lõppes suhteliselt raske vigastusega ja hooaeg oli läinud hästi, aga see, mis olümpial juhtus, isegi raske öelda, et miks ja kuidas ja eks ta käis juba operatsioonil, et sealt edasi on juba taastumine ja ütleme, et kuna ma alati töötan inimestega, kes ei ole enam kõige esimeses nooruses, siis väga paljud, kes mingisuguse raskema vigastuse saavad, et nemad ka võib-olla pärast enam edasi ei tee ja lõpetavad. Kes see sportlane oli? Leedu kõrgushüppaja, Belšite. Et tal hakkas tundma valu tegelikult soojendusel ja siis, kui läks hüppesse, siis juhtus tegelikult vist 2. või 3. kõrgusel, et tegelikult võistlust ei lõpetanud. Mitmel olümpial siis oled käinud?
esimene oli 2008, siis 2012, 2016, et kõik 3 põhimõtteliselt Gerdiga ja 2016 oli Magnus ka juba, et need olid need, kellega ma põhiliselt käisin. Välistada ei saa, et oled veel kunagi minemas? No ka sellel aastal oleks tegelikult olnud võimalus minna. Et oleks olnud võimalus minna nii Airiiniga kui ka konkreetselt tennisistiga, kellega ma hetkel töötan. Et aga kuna tema jaoks on hetkel olulisem oma, tal oli eelmine aasta oli vigastuspaus päris pikk ja see oli ka põhjus, miks ma temaga tööle hakkasin sügisel. Et siis tema jaoks see rankingu taastamine oli oluliselt olulisem kui hetkel olümpiale minna. Sellest, kuidas Djokovic'i ja Alcarazzi finaal läks, saite eelmises saates Ken Tooriga pikalt rääkida, väga hea saade oli, aga anname selle laua taga üldhinnanguga Eesti koondise tegemistele. Me tulime tagasi medalita, aga meil on 9 esikümne kohta. Riho, kas sina oled õnnelik, et Eestil on 9 esikümne kohta ja 0 medalit? Kas ma olen õnnelik? No ei ole õnnelik, muidugi ei ole õnnelik. Mina isiklikult väga hoidsin pöialt meie kümnevõistlejatele. Mulle väga meeldib kümnevõistlus ja ma seda alati naudin ja ma lootsin, et sealt tuleb ikkagi medal ja võib-olla ka väga ilusat värvi medal. Et mul oli väga kahju sellest, mis Johannesega juhtus seal teevashüppes. Aga jah, ikkagi kuidagi jääb see natukene nagu varjama seda olümpiamänge, et keegi kuskilt oleks end ära võtta. Indrek? No ma olen suhteliselt nõus, et ega kui me hakkame, ma arvan, et võib-olla järgmisel suvel rääkima ja küsima, et kes oli eestlaste parim koht ja mis koht oli. Et siis tegelikult medal üldiselt ikkagi on see, mis meelde jääb inimestele. Et võidud jäävad eriti hästi meelde ja kolmandat kohta ka veel mäletatakse, aga 4. koht, kes oli 4., kes oli 5. juba on selline, et ma arvan, et mul on ka kahju, et medalit ei olnud. Aga kindlasti, kui ma nagu tagasi vaatan sellele võistlusele, et siis minu meelest ka ebaõnnestujaid otseselt ei olnud. Et kõik tegid ju praktiliselt, võib-olla Johannesel lihtsalt oli natuke ebaõnne teivashüppes ja nii edasi, et aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes pilt on väga ilus, aga kindlasti tahaks, et oleks midagi juures, aga kurta ma arvan, et ka eriti midagi ei ole. Otseselt mitte. Räägime nüüd sellest, miks me siin siia kutsusime. Me oleme pikalt teadnud, et sa selle sportlasega töötad, oleme ka ühenduses olnud, aga pole saadnud seda ühist aega veel leida. Sa töötad Kanada tennisisti Denis Shapovaloviga. Ja. Millal te koostöö pihta hakkas ja mis asjaoludel sa tema füsioterapeudiks sattusid? Esimest korda oli eelmise aasta oktoobri keskpaigas ja see oli selline 10 päeva, 12 päeva oli lihtsalt testisime teineteist, et vaatasime, et kas mõlemad sobivad, kuidas kellelegi meeldib miski. Ja sealt edasi jäime koostööd tegema. Et ma olen seda alati intervjuudes ja igal pool öelnud, et ma väga harva saan töötada noorte, andekate ja tervete inimestega, et alati midagi sellest komplektist on puudu, et kas enam ei ole noor või enam ei ole terve. Ja Denisel samamoodi, et tal tegelikult vigastusprobleemid on olnud juba pikemat aega, et mitte ainult eelmine suvi, aga ka varasemalt seal on olnud ikkagi kusagil 3-4 aastat juba. Ja me räägime 25-aastasest sportlasest. Me räägime 25-aastasest sportlasest, jah. Et tegelikult on suuremaid probleeme on juba olnud ka seal 17-18, et veel varem, aga nendest on läbi tuldud. Aga siis eelmine või viimane probleem on olnud selline, mis on süvenevalt kogu aeg kusagile näinud natukene halvemaks, mis siis eelmisel suvel Wimbledonis lõppes tal sellega, et ta minu meelest kas 4. ringi mängu enam mängima ei läinudki ja sealt edasi võttis endale siis nii-öelda selle vigastuspausi, et oma punkte hoida või mitte punkte, aga oma seda rankingut hoida. Ja peale Wimbledoni järgmise mängu mängis uuesti Uus-Meremaal jaanuaris, et üle 6 kuu oli paus. Kuidas ta sinuni jõudis? See on minu jaoks siiani suhteliselt teadmata küsimus, et kuidas ta minuni jõudis. Et ma ei ole tema käest ka seda küsinud tegelikult, et ühe kõne, kes mu käest küsis seda, küsis Mike Bryan, need olid siis vennad Bryanitest üks, kellega ma varasemalt töötasin, et ütles, et tegi mulle kõne, küsis, et kas mul on huvi ja ütles, et kui huvi on, et ta annab numbri Denise agendile
ja teine kõne tuli mitte isegi tenniseagendilt, aga läbi ühe teise inimese, kellega ma olen töötanud, tegelikult on Magda Linetti treener, et tema küsis, et kas mul on huvi. Ja need tulid täitsa erinevatest kohtadest ja jooksid kokku ja mõtlesin, et andke number, et siis ma võin rääkida. Sa oled töötanud Magda Linettiga ka? Ma olen töötanud Magda Linettiga minimaalset aega, et noh, kuna ma tunnen tema treenerit ja tema tänase päevast elukaaslane peaks ta ka olema. Et kunagi, kui ma varasemalt töötasin Ksenia Pervakiga mingi aja, siis Magda treener oli sellel ajal Kasahstani koondise treener ka. Et sellest ajast me teame teineteist päris hästi. Kui te Šapovaloviga koostööd alustasite, mis see lähtepunkt oli? Kas te ütlesid, tule tee mind terveks või tule ole mulle toeks? Kuidas see käis? No lähtepunkt oli see, et tegelikult olid peaaegu kõik arstid, kelle juures ta oli käinud, olid öelnud, et ilma operatsioonita tõenäoliselt ei ole mõtet nagu proovida. Ja tal endal soov oli ikkagi, et operatsiooni tegema ei läheks ja prooviks veel ja vaataks, et kas on võimalik kuidagi ja nii edasi. Ja see oli lähtepunkt. Mis keha osas me räägime? Me räägime põlvest. Ja noh, probleemid olid olnud hästi pikaajalised ja lõpuks lihtsalt süvenenud ja läinud kusagile sellisesse kohta, et ega selle põlvega mina arvan, et noh, kuna seal on ikkagi päris tugevad nagu kulumised ja probleemid olid piisavalt suured, et noh, ta täna mängib ja ta on saanud ka suhteliselt valuvabalt mängida, et noh, vahel, kui koormused lähevad hästi tihedaks ja hästi pikaks ja et siis vahel annab võib-olla päev või poolteist tunda pärast, noh, mis on ka loomuline selliste krooniliste asjade puhul. Aga operatsiooni õnneks siiani ei ole pidanud tegema, võib-olla peab tulevikus, ei oska öelda, et viimane uuring MRT sai tehtud detsembris ja noh, hetkel, kuna see taastumisprotsess ja see probleem, mis seal oli, on niivõrd pikaajaline, et siis ei ole mõtet enne 8-10 kuud uut tegema hakata, et näha, et üldse kas mingid muutusi on olnud. Miks ta seda operatsiooni kardab? Operatsioonist taastumine on ka väga pikk ja tegelikult garantiid, et sa tuled tagasi, sul on 100% kõik korras. Et täpselt samamoodi nagu teraapiaga või füsioteraapiaga seal kõrvalt tehes, et ma arvan, et mõlemad variandid on sellised 50-50, et kindel on see, et kui operatsioonile minna, siis järgmised 6-8 kuud see kindlasti ei mängi veel. Et aga noh, praegu oli nii, et off-season, mis oli, et oktoober-november, et ta ikkagi jaanuaris oli jälle võimeline mängima ja praegu on mänginud ka terve suve ja loodetavasti saab mängida selle hooaja ära, et kui siis saab teha uuesti ettevalmistus 1,5 kuud, mis annab natukene jälle rahu, et siis me oleme jõudnud ühe sammu võrra edasi, et ehk läheb kõik hästi. Indrek, tohib korra küsida? Tohib. Kuule, siuke küsimus, ütle mulle seda, me teame ju selles mõttes, mis mees Deniss Šapovalov oli ja kuidas ta üldse tennises pilti tuli aasta 2015, kui ta juba juunioride klassis koos oma kaasmaalase Felix Auger-Aliassimiga võitis esimese Grand Slami paarismängus Ameerikas ja muidugi see 2016. aasta finaal, kui Kenneth Raismaa ja siis Kenneth mängis koos Tsitsipasega, võitsid ju Auger-Aliassimi ja Šapovalovit, aga Šapovalov võitis juba üksikmängu Wimbledoni juuniorides ja ülikiiresti jõudis tippu. 2017 oli juba Kanada Mastersi poolfinaalis kõige noorem 18-aastane, kes on jõudnud nii kaugele ja siis tulid juba seal Ameerika lahtiste veerandfinaal 2020 ja mängis Pariisi Mastersi finaali ja võitis Stockholmi 2019. Jõudis väga-väga kiiresti tegelikult top 10 hulka, see oli juba, ta oli siis 2020, ta oli siis 20-aastane, oli juba top 10 mängija, aga ütle, kuidas üks asi on see, et noorel mängijal tulevad vigastuseks, aga kuidas ta, noh, võib-olla sa tead seda tausta, et kuidas see mentaalselt on tal nüüd see, ütleme, see tagasitulek ja kõik see, noh, ma olen ülipalju tema mänge näinud ja kommenteerinud, et see on, tundub, et see on tal ka mentaalselt väga-väga raske olnud see kogu see hilisem periood. No absoluutselt, et noh, ma arvan, et seal on, kuna see noh, erinevad probleemid, mitte ainult põlv, aga seal on ka teisi probleeme olnud, nagu ütleme, vigastuste poole pealt, siis kui sa ei saa ikkagi normaalset trenni teha ja sul on mingid kohti, mis segavad, et siis esiteks trennide kvaliteet natukene langeb. Sa ei saa teha võib-olla täispikkuses, sa ei saa teha kõiki elemente nii, nagu sa peaksid ja sellest tekib minu jaoks selle 8-9 kuuga, mis ma nüüd tennisega koos olen olnud, et kõige selgem on see, et
tema otsib alati enesekindlust. Ja ma arvan, et see on paljudel mängijatel, et ma ei tea, et on võib-olla mängijad, kes on 6 kuud eemal, tulevad tagasi, mängivad esimese mängu ja mängivad ideaalselt. Et temal on kindlasti see, et ta saab ühest võidust, läheb teiseni, saab enesekindlust, tunneb okei, et ma võin võita kõigepealt top 50 mängijad, siis top 40 mängijad, top 20 mängijad ja nii edasi. Et kui ta läheb kohe, ma ei tea, 3-4 kuu järel ilma mängimata läheb, mängib top 10, siis tal väga suurt lootust seal ei ole. Et ikkagi see psühholoogiline pool tema pool on oluline, jah, nagu sa ütlesid. Ja ma arvan, et eks, vaata, nagu ma algul ütlesin, et ma töötan enamuses nagu sportlastega, kes ei ole enam esimeses nooruses, 25 on ikkagi esimene noorus veel, et kindlasti väga hea aeg spordis ja ütleme, ma arvan, et seal 25 kuni 29, 30 on tegelikult võib-olla kõige paremad aastad, üldiselt peaks olema, et kui inimesed on terved ja on juba kogemused ja nii edasi. Et aga tema puhul ongi see, et kui sa oled 16, 17, 18, nagu sa ütles, et ta jõudis sinna maailma top 10-sse 20-selt ja oli Mastersi finaalis seal või poolfinaalis vist 19 või 18 juba, siis noorena juhtuvadki asjad teistmoodi. Et emotsioon on teine, su mõtted on teistmoodi, et sa eriti ei mõtle nagu selle peale, et kui palju sa teed trenni, miks sa midagi teed. Sa lähed trenni, teed oma trenni ja tulemused tulevad. Aga vanusega sul hakkab tekkima pinge, miks sa tahad midagi saada, sul on juba mingid saavutused, kõik ootavad teistmoodi. Et see on keeruline. Et ja ma arvan, et vigastused jätavad selle mingi jäljega selles suhtes, et sa lähed teed oma turniiri ära ja tegelikult kui sa midagigi tunned selles samas kohas jälle, siis sul on jälle seal peas või kuklas kusagil mingi punane tuli põleb, et kas jälle on probleem, kas ma saan mängida normaalselt ja nii edasi. Et ma arvan, et neid väikseid detaile, mis niimoodi koguneb, et neid on hästi palju, jah. Tutvustan meile Denissi tiimi, kes sinna veel kuuluvad? Manager on hispaanlane, on David, kui sa küsid mu käest perekonnanime ka, et ma jään sulle perekonnanime võlgu natukene, aga David on eesnimi. Et ma arvan, et tenniseringkondades, kui sa ütled, et hispaanlane David ja manager, siis kõik teda teavad. Treenerit on ta vahetanud praegu, et off-seasonit me tegelikult alustasime ühe Hispaania treeneriga, kes oli siis David Ferreri treener varasemalt, Javi Pailes. Aga Javiga oligi kokkulepe, et ta teebki ainult off-seasoni. Ja tal on oma akadeemia, tal on keerulisem oli veidi reisida ja kõike muud. Hooaja esimese poole mängis ta sama treeneriga, kes tal oli eelmisel suvel, oli Matthew Daly, ameeriklane, ja peale Madriidi turniiri, oli vist Madrid või oli Pariis, ma täpselt ei mäletagi, lõppes siis Dalyga koostööga, et Dennis ei leidnud, ma arvan, et läbisaamine oli väga hea, aga mingid elemendid või midagi ei puudu ja ma arvan, et kõige rohkem ei puudu see, et Daly ikkagi ei ole olnud tuuritreener ja lõpuks jäi puudu sellest tuuri kogemusest, et mida ma mingitel hetkedel tegema pean, et ta ootas nagu sellist poolt nagu treenerilt ka. Ja sealt edasi suve teise poole kasutas ta ühte IMG treenerit, ühte noort treenerit, aga kuna Dennis on ise olnud mingil hetkel IMG-s ja siis sealt ära läinud uue agendi juurde, siis tegelikult see oli algusest peale oli natukene karta, et IMG ei pruugi suhtuda väga hästi sellesse, et ta kasutab tuuridel nende treenerit ja kes on nende konkreetselt palgal ja ütleme, et teeb graafiku siis rohkem tennise järgi kui akadeemia järgi. Ja praegu US Openi jaoks ma eeldan, et tuleb sama treener, kes oli Washingtonis. Ma nägin seda inimest ainult 3 nädalat, et ta on Noah, mis iganes Noah, ta on tema treener, aga kuna Jannik Noah. Mitte Jannik, aga teine. Kui sa otsid, ta peaks olema seal maadetabelis, ma arvan, kuskil 60-70 peal. Ja aga kuna ka temal on nagu parajasti vigastuspaus, et siis ta saab selle hooaja lõpu nagu tennisega teha, aga uueks hooajaks on kindlasti uue treeneri otsing, et see hooaeg ongi olnud natuke nagu keeruline just treeneri pärast. Portaalis Core Tennis on veel Tessa Šapovalova ja Mihhail Južnej. Mis aastast me räägime? Me räägime, Tessa Šapovalova on tennise ema, eks. Ja
Tessa praegu oli Montrealis, et ütles, et see oli temal siis peale 2021 aasta Wimbledoni esimene turniir, kus ta tennist jälle nägi mängimas. Ja ma arvan, et Južne jääb umbes samasse aega. Et need jäävad sinna kuskil 21 ja 22, ma eeldan, et 22 vist juba enam ei olnud. Äkki Južnega lõppeski 22. Aga see, et endine maailma 10. reket asub hetkel 105. Positsioonil ATP edetabelis, on see puhtalt vigastuse süü? Ma isegi ei tea, mis koha peal ta sellel hetkel rankingus oli, kui ta on teile vigastuspausi võttis. Või selle protecting rankingu on. Et ma eeldan, ta oli kusagil 36-7 peal äkki sellel hetkel. Ja ma arvan, et see 102 või 103 või 105, mis sa ütled, et see edetabeli koht, mis täna on, et ma arvan, et rohkem näitab sulle nii-öelda see jooksva aasta punktitabel, et ma arvan, et ta seal on kusagil äkki 70 ringis või. Et ma ei ole neid ATP punkti asju ja rankinguid väga palju jälginud, aga ütleme, et need punktivahed alati on ju nii väiksed, et kui sa jooksvat aastat hakkad vaatama, et siis kuna temal selle aasta sees enam ühtegi punkti kaitsta ei ole, et siis tegelikult ütleme 100 või 150 punkti võib su viia sealt 70 pealt uuesti tagasi 50 sisse või kusagil sinna, et ma ei ole neid punkte vaadanud niimoodi, et võib-olla ja ma arvan, et tema hetke mängutase, et kui hakata vaatama, et siis suurtel turniiridel, et ega ta väga palju ei ole ju kaotanud tegelikult mängijatele, kes oleks temast halvema rankinguga. Et ikkagi praegu on kaotanud neid mänge sellistele, kes seal on seal top 10, ütleme Sheltonile 2 korda, et me mõlemas mängus, ütleme nii Wimbledonis olid tegelikult olid šansid ja Washingtonis olid nagu väga selged võimalused, et oli Washingtonis esimeses setis oli vaja minna lihtsalt välja servida oma servilt, kus siis nagu Riho ütleb, et mentaalne poole pidanud vastu, on ju. Ja teises setis oli samamoodi, et tal tegelikult olid punktid, et vähemalt set võita, eks. Et mõlemas setis tegelikult ta kontrollis ja kindlasti veel halvem oli mäng oli Nakashima vastu Montrealis, et 5-4 läks enda servil servima, et võita 6-4 ja kaotas 7-5 siis lõpuks tiebreakeris ja teises setis oli oma servil ees, et minna 6-5 ette. Oli ees 40-0 enda servil ja siis suutis mängida 2 topeltviga ja vist esimest servi ei saanudki selles game'is enam rohkem sisse ja kaotas samamoodi. Et kindlalt nagu mentaalne case nagu mingis mõttes. Et aga ta on läinud, kui ma võrdan näiteks hooaja algust, ütleme, et oli jaanuaris ja veebruaris esimesed mängud, et siis tekkisid samasugused probleemid, tekkisid mängijate vastu rankingus seal 80-90 kuni 100, et kellel ta kindlasti ei peaks kaotama ja tulid sellised nagu halvad kaotused, et täna on see tase läinud oluliselt nagu kõrgemal, et ma arvan, et igaüks välistab, et kui sul on ikkagi, ma ei tea, setpall Djokovic'i vastu, et siis sa ikkagi hakkad mõtlema, et miks ma peda üldse Novakut peaksin võitma. Ja ma arvan, et tal see enesekindlus tekib step by step, et ta mänguline tase on täna kindlasti oluliselt kõrgem kui see rankingu koht. Kas sa käid igal turniiril kaasas? Ma käin kaasas päris suure osa, jah, et me juba hooaja alguses tegime nagu kalendri ära ja mul oligi, praegu oli 2-nädalane puhkus oli siin Eestis ja ega see on praegu selle suve peab praktiliselt ainus vaba aeg olnud, jah. Ja mis sinu roll selles tiimis on? Mis sa tennissiga teed? Ei minu roll on ju ikka sama, et ta on nii-öelda see füsioteraapia pool, et ta oleks ühes tükis väljakul iga päev ja nii ühes tükis kui võimalik hetkel ja siis on üldfüüsise pool ja fitness, et need on need, millega ma igapäevaselt tegelen. Kas sa tennise alast nõu ka annad? Sa oled olnud Kaia treener? Ega ma olen alati öelnud, et kui on põhitreener, et selles suhtes, et kui kergejõustiklasel on enda põhitreener, ükskõik kui Gerdil oli Vestein ja nii edasi, et ega ma ei taha anda. Et ma arvan, et treener on ikkagi selles rollis, et treener teeb enda töö ära ja kui mängija või treener ise minu käest küsib midagi, et mis ma arvan sellest või sellest, siis ma võin ju enda arvamust avaldada, kui see läheb teistega kokku, siis on väga tore ja kui ei lähe, siis on vähemalt koht, mille üle arutada. Aga üldjuhul nagu nendesse protsessidesse, mida vähem nagu vahele sekkud, seda vähem on ka pinged ja probleeme, et ütleme, et erinevaid arusaamu nagu lihtsalt lisaks tuua kõrvalt ei ole tihtipeale väga hea. Ja
kuna tennisel on enda treenerid olemas tennise poole peal ka, et siis tennise nõu ma ei anna. Aga küsib ta sinu nõu, räägib ta sinuga tennisest, kui sa oled temaga parasjagu midagi tegemas? Jaa, on küsinud ja ta teab minu tausta selles suhtes nagu ka väga pikalt, et ma olen ju olnud tuuril põhimõtteliselt, ma arvan, et kauem kui tennis. Et kindlasti küsib, jah, ja mingid asjad on kindlasti tennises ju, minu jaoks iga spordiala praktiliselt on väga sarnane, et biomehaaniline pool on igal pool sarnane, et seda lihtsalt on vaja seda pilti näha ja kui ma näen valet liigutust liikumise pealt, mis iganes, kas ta läheb mööma eeskätt või tagakätt ja minu esimene küsimus on alati mitte tennisele või midagi, et ma küsin treeneri käest, et ma ei tea, kas backswing peab olema nii pikk, nagu tennisel on ja ma ei tea, võrku minnes, et kas ta peab ennast nii lahti pöörama ja nii edasi. Et kõige parem vestlus kindlasti oligi tema emaga, kes tegelikult on teda nagu lapsest peale treeninud ja ütles, et kõik need punktid on need olnud kogu aeg, mis ongi nende jaoks murekohad olnud, et mida nad on proovinud nagu päevast päeva paremaks saada, aga vanad harjumused ikkagi tekivad või kipuvad tagasi tulema, et neid, kes mängivad ühe käega tagant kätt, et neid ei ole väga palju ja eks see tegelikult tehnikasse mingisuguse nagu jälje tulevikus jätab. Kas eelmine mängija tuuril oligi Kaia sinul? Jah. See üleminek naiste tennisest, meeste tennisesse, naismängijast, meesmängijast, kuidas see kohanemine sul on läinud? Et kas see oli valutu, Indrek? No ma enne Kaiat töötasin ju 6 aastat Brianitega, et selles suhtes ma ju meeste maailma tunnen ju ikkagi suhteliselt hästi seda meeste tennise poolt. Et need on 2 erinevat maailma. Et kuigi samad turniirid? Samad turniirid, aga need on 2 erinevat maailma, et naised omavahel trennis ei räägi väga tihti ja väga palju on selliseid asju, kus tahetakse, et trennis oleks, ma ei tea, et treener feediks ole rohkem palle ja nii edasi ja tehakse üksikuid trenne rohkem, et meestel neid probleeme praktiliselt kunagi ei ole. Et kõik suhtlevad omavahel natukene vabamalt ja nii edasi. Et aga üldpilt on sama, et ütleme, et valutult või mitte, minu jaoks oli väga, tennis on ülilahe inimene, et ütleme, et ma arvan, et üks võib-olla kõige valemini mõistetavaid inimesed, kui teda võrrelda nagu inimesena väljaspool väljakult ja näha, kuidas ta aeg-ajalt tema reaktsioonid on väljakus sees, et siis nagu need ei lähe üldse kokku. Et ma arvan, et kes tennist on jälginud, et siis ma arvan, et tal on teda seal väljaku peal vahel vihasena näha on, et seda pilti nagu väljaspool väljakut ei näe. No viimati nägime ühel turniiril Ben Sheltoni vastu, see oli nüüd Washington. Mis seal juhtus? Veerandfinaal ja tulemus on default. No tulemus default õnneks pandi nagu tagasi, et ei defaultitud. Aga see oli selles suhtes üks kõige absurdsemaid asju, mida mina olen näinud ja pärast muidugi tuli välja, et kõige absurdsemaid, mida vist üldse keegi on näinud, sest tegelikult midagi ei juhtunudki. Ja ta oli kaotanud siis teise seti tie-breakis enda 2 servi. Nii et ta oli taga vist minu mõttes 6-3. Ja sellega põhimõtteliselt saad aru, et mäng on nagu läinud, et esimene set oli ka ja tal olid reaalselt nagu mõlemas setis ka esimeses väga head võimalused seti enda kasuks võtta. Ja eks ta siis omaette väljakul ütles midagi, mida ei oleks pidanud ütlema, aga ta oli boksist hästi ainult 4-5 meetri kaugusel. Ja kuna ta ütles seda põhimõtteliselt enda ette ja maa peale ja nii vaikselt, siis see ei olnud kosta ei publikus, ei boksi mitte kusagile. Aga nii-öelda bukikohtunik, kes teda siis väga jälgis, kutsus enda juurde küsis, mis ta ütles ja ausa inimesena ütles, mida ta ütles. Mille peale see kutsus kohale siis kes see supervisori ja 2 peale nad otsustasid, et see on defaulti väärt. Jah, lõpuks ei olnud defaulti väärt ja ütleme, et see, kes võib-olla reeglite järgi me võime selle faki eest selle defaulti anda, aga seda ei olnud mitte keegi mitte kunagi mitte kusagil varem ei andnud ega näinud ega sellises situatsioonis polnud seda juhtunud.
ja punktid pärast tennistati, aga trahv oli päris suur. Et noh, ma arvan, et Andy Murray käes vist on rekord öeldes seda ühes mängus, ma ei tea, 70 korda või 80 ja nii edasi. Ja noh, alles hiljuti Medvedev on öelnud seda otse Empire'ile või Empire'ile ja nii edasi. Et see, et seda öeldakse lihtsalt iseenda ette mingisuguses nagu halvas mängusituatsioonis ja korra ja noh, see oli ka absurd. Et ma arvan, et kõige parem reaktsioon oli Sheltonil, kes puki kohtunikule ja supervisorile ütles, et noh, ma saan teie reeglitest aru, aga aju võiks ka kasutada. Et noh, tema nagu, see oli tema reaktsioon võitjana nagu seal, et ta ei suutnud ka aru saada sellest. Kui laastatud tennis pärast seda otsust oli? No ikka väga. Et noh, nii kaua, kui need punktid tagasi saadi, sest noh, see oli tegelikult tema jaoks on see nagu ülioluline nagu moment. Selle aasta parim turniir või? Selle aasta parim turniir ja noh, ütleme, et ongi noh, ma ütlen tema jaoks nagu iga punkt hetkel nagu, et oma seda rankingut parandada, et järgmist aastat minna nagu mugavas situatsioonis nagu vastu mängima, et noh, kui sult võetakse ära ikkagi 4. ringi või veerandfinaali punktid, et see on noh, see on ikkagi päris valus asi. Ja noh, seal siis ATP-ga suhtlust ja mingite kirjade ja asjade saatmist läks 2 või 3 päeva, et siis kui need punktid tagasi tulid, et noh, siis on jälle veidi rahulikum. Nojah, aga veerandfinaali pidama jäi. Seal pole midagi teha. Aga Ben Shelton on teil ju päris tihe külaline tabelis olnud sel aastal. Ta oli Wimbledonis ja pärast Washingtonis. Päris nimekaid võite olete ka ju sel aastal saanud. Tsitsipas, Gaston, võime nimekaks juba nimetada ka Botik Vande Žanšulpi. Jah, võib. Ja siin näpuotsaga veel, et kõik on ju tegelikult ju tulemuste mõttes hästi. Ei, ma arvan, et ongi, et lihtsalt see viimane, see selline, ütleme, et tal oleks vaja mängida otsustavad punktid 1% paremini mingitel hetkedel. Ja ütleme, et tegelikult iga ring, mis tal on seal täna on, et ütleme 3. ring, 4. ring, et need kõik oleks võinud olla, ütleme, võib-olla ring kõrgemal ja ütleme, noh, kui hakata vaatama, et kellele siis Shelton nagu Washingtonis kaotas, et noh, sa võid lõpetada, ütleme, Sheltoni vastu veerandfinaalis, aga võid olla ka finaalis, et kui sa oma selle 2 punkti ära hoiad. Aga noh, tennis on selline, nagu ta on, et mingil põhjusel mingid vennad nagu Novak hoiab selle olulistel hetkedel ära ja teised ei ole saanud 24 Grand Slami veel. Teised veel ei ole, jah? Kas üldse saavad? No ei tea, et ma arvan, et kõik ootavad, et Alcaraz on juba ju saanud just praegu 3 või. Rääkides Novakist, kas sul on sellised, mõned sellised nimed öelda, kellega sa niimoodi tuuril suhtled ja, või mõned tiimid, kellega sa ka kokku puutud või? Ei ole selles suhtes, et ega seda suhtlust, kes noh, sa räägid mõne sõna juttu inimestega, kellega oled rohkem trenni teinud koos ja kellega on, võib-olla sellised ongi Sheltonid ja kellega nagu rohkem mänge pidanud ja kellega puutudki erinevates kohtades rohkem kokku. Aga see, et kellegiga nagu tihedamalt suhtleks või ei, seda ei ole. Et pigem mõtlen, et ongi jäänud sealt treenerite ajast, et treenerid, kes töötasid Brianitega, kui poisid ise, Brianid on kusagil tuurisel, et siis nendega suhtled rohkem, et neid suhtlusi nagu on rohkem kui neid, et kuskil tegevate mängijatega. Aga kellega need treenerid praegult töötavad? Ma tean, et see, kes nendega viimati töötas, Dave Marshall, temal on olnud siis nii, et ta viis kas eelmisel või üle-eelmise aasta lõpus viis ta naistennismängijate paarid Dabrowski Olmos, viis maailma number 1 ja ütleme, nad alustasid ikkagi täitsa nagu olematuspositsioonist. Ja slämme nad vist ei võitnud, aga 1000 nad võitsid kindlasti. Nad olid ka naiste selles aasta lõpu finaalis ja peale seda aastat läks see paar laiali. Nii et täna ta töötab, minu meelest Olmos mängib hetkel Panovaga paaris, ja nad on mänginud normaalselt. Ja tal on meestepaar on ka, tal on Roger Vasselin ja Roger ka, Edil on ka vahetunud nagu paarilised hästi palju, et aga nad on kõik mänginud nagu hästi. Ja teine oli Macker, David Macker või Dave Macker vist. Ma ei tea, kumb tal täpselt nimi on.
et ta oli põhitreener, oli tegelikult John Isnerile ja ta töötas ka Brianitega, ma ei tea, kas 20 aastat. Ta oli kindlasti Austraalias ja ta oli kindlasti Pariisis, aga ma ei julge sulle öelda kellega, et minu meelest ta ei olnud ühegi mängija nagu otsene treener, aga ta oli pigem nagu teine treener või konsultant. Aga teil sellist püsispardingu partnerit mingi tippmängija näol ei ole? Ei, et noh, kuna Tõnisel ongi, et tal on elukohti on 2, et off-season on tal Dubais ja teine koht ongi USA's Floridas, on IMG Akadeemia lähedal, et siis tegelikult ta teeb suvel, teeb enamuses IMG's teeb trenni ja seal eriti nagu sparringpartnerite puudust ja ei ole. Nagu, et ei ole vaja muretseda, et seal on nii palju tippmängijad ja seal on ka väga head akadeemia mängijad. Ja IMG asub kus? Bradenton. Tal on Rootsiga ka vist päris tihe side või? Tal on Rootsiga suhteliselt tihe side, sest tal on tüdruksõber on Rootsis, jah. Et või noh, täna vist ei saa nimetada enam tüdruksõbraks, et nad on kihlunud ja peaksid abielluma minu meelest vist järgmise aasta lõpus. Et ta on, noh, nende riikidega on vaata probleem alati, et Rootsi loeb väga pedantselt päevi, mitu päeva sa aastas Rootsis oled. Et kui sa mingite päevade arvu ja mingi järjestatud päevade arvu ületad, et ma olen aru saanud, et Rootsi tahab su käest sellise juhul nimetada sind enda kodanikuks ja su käest makse saada. Et siis tegelikult see Rootsis olemine on tal, ma arvan, et lühem, kui ta tegelikult tahaks seal olla. Et aga noh, suvel kindlasti, jah. Aga Eestis? Ei, Eestist ei ole käinud veel. Sa pole kutsunud? Ei, ma ei ole kutsunud ka, jah. Et Eestis on, ma ei ole sellest kindel, et aga hetk, kui ma Ksenia Bervakiga töötasin, siis Ksenia ütles, et noh, kes tuleb Moskvast on ju ja suhteliselt nagu väga heast majanduslikust taustat. Ütles, et Eestis on maailma kõige kallimad tenniseväljakud ja tenniseväljakud, et siin ei ole mõtet trenni teha. Ometi, ma ei tea, kas sa tead, aga üks Kanada naismängija siia sattus. Bianca Andrescu treenis Audenteses. Ei teadnud. Millal? Oli mingi konverentsi raames siia vist. Riho, äkki sa tead rohkem? Te ei olnud üldse tennisesega seotud konverents? Mingi lastega seotud mingi seminar oli? Ja see oli nüüd siin vist juulikuus. Okei. Ei, ma ei ole kuulnud. Et sinu käsi mängus ei olnud? Ei, absoluutselt. Aga teised meesmängijad ja naismängijad, kes said olümpiale Kanada eest, nendel hoidsite ka silma peal? Noh, ikka vaatad, jah, et loomulikult, et noh, Felixiga ju tegelikult nagu Riho ütles ja et nad on mänginud juniorite seas koos ja noh, Felix on meil ikkagi üks ka neid, kellega vähemalt, kui oled samal tuuril, et siis vähemalt üks trenn tavaliselt nädalas ikkagi on nagu Felixiga. Ja noh, tennis vaatab nagu väga konkreetselt, et tema vaatas siis, kui olümpia käis, et vaatas ikkagi kõiki Kanada sportlased, kes seal olid, et ka alasid, millest minul ei olnud nagu aimdustki. Näiteks? No ütleme, aladest on aimdus, aga noh see, et nad said vist lõpuks naiste võrkpallis või rannavõrkpallis vist said kas hõbeda või said nad kulla isegi. Ja noh, ütleme, et korvpall oli see, kuni nad välja langesid, et oli väga huvitav, et seal olid vettehüpped vist oli üks tüdruk, kes sai, ma ei tea, kes sai vist pronksi, aga nime ma ei suuda kindlasti öelda, aga noh, juba mitmes olümpia järjest, kus ta seal tahaks nagu saada kõrgemat kohta või olid äkki 4. koht ka sel korral ja oli varasemalt ka 4. olnud. Seal olid nagu alad, mida noh, ja nimed ka minu jaoks, mida ei tea. Ega tema ka nimesid ei teadnud. Aga kuna on Kanadal, siis ta vaatab ja elab kaasa. Palju sa Kanada spordisüsteemiga üldse kokku puutud või tennis on sellest riiklikust süsteemist täiesti eraldiseisev? Minu ainus kokkupuude oligi võib-olla selle 2 kuu vältel siis enne olümpiat. Et siis ma sain e-maili, et ma täidaksin ära selle Kanada akrediteeringuks vajaliku informatsiooni ja kõik muu sinna juurde ja siis oli natukene suhtlust selle Kanada tenniseföderatsiooni inimeste, kes tahtsid teada, et mis seisus on tennise trennid, mis seisus on ta põlv, mis seisus on ta tervis, et kas ta läheb ja nii edasi. Aga see on kõik. Et ta oli selles mõttes valmis olümpiale minema mingis faasis? Ja tal oli see pikk aeg, et ma arvan, et oleks see hooaja esimene pool näiteks läinud, et ta oleks olnud, kas ma ei tea, Frenchil poolfinaalis ja võib-olla seal mõnel tuhandesel poolfinaalis või finaalis. Et see punktide tase ja kõik seda pinget oleks peal olnud, et ma usun, et ta oleks läinud, jah. Aga Kanada tennisiliiduga, kuidas on kokkupuuted?
ühe inimesega olen rääkinud, aga täpselt samadel teemadel, aga see on ka kõik. Et ei oska nagu midagi eriti öelda sealt. Tennisist veel rääkides, siis mis teil sel aastal veel ees ootamas on? No ilmselt US Open on järgmine. Et ega ma olengi Eestis veel suhteliselt lühikest aega, siis on US Open ja peale Openit on minu teada on Davis Cup, eks. Ma ei teagi täpselt kuupäevi. Ja Davis Cupi ta mängib? Hetkel ta on igal juhul tiimis, jah. Ja Davis Cupi võitja. Ta vist on Davis Cupi võitja ka, jah. Ja siis on nagu ikka Aasia turneed. Et peaks olema Shanghai, Tokyo ja äkki mingi Chengdu või mingi väiksem oli seal ka, hetkel oli nimekirjas. Kuna ta ranking ei ole täna nii kõrge nagu peaks või võiks olla, eks, et siis ta ootab vist mõnele turniirile wildcardi ja mida iganes, et ma täpselt ei teagi, et kas ta on saanud nagu kõik kinnitused 100% või mitte. Ja peale seda peaks olema vist äkki mõni Euroopa siseturniir, et millised tal täpselt kinnitatud on, et ma kindel ei ole. Kuule, aga enne US Openit on teil ju mingi huvitav näidisturniir veel? Ja seal on vist kas 2 mängu äkki või? 1 või 2 meile kindel. Mis see turniir endast kujutab? Mis sa sellest aru oled saanud? Ma ei tea sellest suurt midagi. Need näidisturniirid on selles suhtes nagu see, et sa lähed sinna mängida oma 2 mängu ja kuna ta Cincinnatisse peale ei saanud hetkel, et siis ta ei hakanud ka mängima mingeid väiksemaid turniire, et kuhu oleks peale saanud, et need ei ole nii huvitavad. Et ta pigem võttis endale siis 2-nädalase treeningaja ja selleks hetkeks ma arvan, et see nii-öelda need expod või näidisturniirid. Et sa saad mängida oma 2 mängu enne Openit, et see on vähemalt siis sa oled mingid punkte saanud mängida. Seal on Nick Kyrgios, Andrei Rublev, Kasper Ruud, Kelm, Monfils, Deminor, Aleksander Bublik, Šapovalov ja Tsitsipas. Ja, et ma tean, et ta kindlasti peaks mängima Deminoriga ja ma ei tea, kes kellegagi oli vist veel. Kas see on see, mida Morato Blue korraldab või? Ma ei julge selle öelda. Siit ei loe välja, kes korraldab Queensis Forest Hill Stadiumil 22. august. Ja. Et see on selles suhtes nagu 4-5 päeva on enne US Openit ja ta ongi, et kui sul ei ole nagu 2 nädalat mänge ei ole vahepeal olnud, et siis see on nagu hea turniir, turniir või mängijat, mida mängida. Ma tahtsin veel võib-olla siia saate lõppu küsida, me alustasime seda saadet Djokovic'iga ja äkki oleks ilus lõpetada ka, et temal on passis natuke rohkem vanust kui Šapovalovil, temal on passis 37, aga endiselt tippvormis. Sa näed Djokovic'i praktiliselt iga nädal. Kas sa näed ka, mida ta teeb, et olla sellises vormis? Ikka näed, mida ta teeb, et selles suhtes ma arvan, et kui ma töötasin Kanteriga, Gerd lõpetas 38-selt ja oli ka praktiliselt tippvormis endiselt, et ei olnud ju ka probleeme. Et ma arvan, et väga palju tegelikult nagu algab sellest, et mitte sellest, mida sa võib-olla tänasel päeval hetkel teed, kui sa oled 37-38, see on ka hästi oluline, aga pigem see kõik algab väga sellest, et mida sa oled noorena teinud. Ja ma arvan, et natukene, kui ma tennisega olen rääkinud ja kõrval olevate inimestega ka, et siis ega väga palju on nagu seda mentaliteeti nagu alati, et kuna sul on nii andekas mängija ja ta on ka füüsiliselt super andekas mängija, et siis füüsiline see pool jäetakse mingis vanuses nagu ütleme tahaplaanile, et arendada. Ja sest kõik asjad tulevad ise ja juhtuvad ise. Ja see on ma arvan, et treenerite puhul, kes seda teevad, et see on ka neile nagu loogiline selles suhtes, et nad näevad, et mul on sportlane, kes nagu nii jookseb sama kiiresti kui teised, hüppab kaugemale ja nii edasi. Et miks ma peaks selle poolega nagu tegelema lisaks, et ma tegelen tennisega, mis on vajalikum. Aga ka mul võttis ka tennisele nagu selgitamiseks nagu väga pikalt aega, mõtlesin, et ega 1/3, kui sa tennist mängid, et 1/3 sellest füüsisest, mis sa teed, on tegelikult see, mis teeb sind väljakul paremaks. 2/3 on see, mis sind hoiab tervena. Ja see 2/3 on see töö, mis on kohutavalt igav ja tundub sulle hästi mõttetu. Aga see on see, mis võimaldab sul mängida, ütleme, et kui see pool on sul, ütleme, seal 3-14-selt, 15-selt tegemata, siis sa tegelikult selle eest maksad kusagil 18-19, kus sa hakkadki käima turniiridel, kus nii-öelda see sinu see
igapäevane elugraafik läheb nagu täiesti segamini, et sa ei saa enam planeerida, et millisel päeval ma üldse mingit trenni teen, millal ma lendan, millal ma puhkan, ja kui sul selleks hetkeks seda head baasi ei ole, et ega seda baasi ehitama hakata pärast, see võtab pikka aja, see võtab 1,5–2 aastat miinimum. Ja noh, see ei ole nii, et ma lähen ja teen 15 minutit päevas trenni, et see tähendab sulle ikkagi 45 kuni vähemalt 60 minutit päevas trenni. Ja sellist tegevust, mis noh, sa saadki aru, et miks ma seda teen, et see ei tee mind paremaks mängijaks. Aga ta teeb su paremaks mängijaks, kui hakata vaatama lihtsalt pikkas perspektiivis seda, et ma mängin ühe turniiri, teise turniiri, kolmanda turniiri ja mitte ma ei ole peale teist vigane, vaid ma lähen ja mängin terve hooaja, nii et mul vigastus ei ole. Ja ühel hetkel see töö, mis sa oled tennisesse pannud, toob sulle tagajärje. Et see on tegelikult see, mis ma arvan, et on Novakul nagu niivõrd tugev see algtaust, et lapsepõlves tehtud töö. Ja kindlasti tema, ma arvan, et kogu see ellu suhtumine, noh, ta on ju oma seda tervislikku toitumist ja tervislikku elustiili nagu rääkinud ju aastaid kõigile. Et ma arvan, et see on lisanud tema sellele nii-öelda sellele karjääri, mitte ütleme pikkusele, aga sellele justkui kõrgel tasemel ta täna on. Kindlasti 3–5 aastat veel juurde, et noh, ta oli ju me suuri probleeme tegelikult ei tea, mis tal oleks olnud, et oli vist küünarnuki operatsioon, mida me teame, ja peale French Openit põlv oli menisk. Et ja noh, sellest tal ka ikkagi taastumine täna on olnud nagu ülimalt kiire, et noh, ma ei tea täpselt, et mis tal nagu täpselt oli, milline vigastuse tüüp sellel meniskil, aga ma tean, et operatsioon oli, tean arsti, kes tegi ja mängis ju tegelikult 2 nädalat hiljem juba. Aga teil toitumisnõustajad pundis ei ole? Ei, aga võiks olla. Sa ise ei saa see olla? See on jälle üks neid asju, et võib ära teha ju baastöö ja anda mingisugused baasteadmised ja ühel hetkel tahaks, et kui asi läheks spetsiifilisemaks, et oleks inimene, kes sellega nagu eraldi tegeleb, et noh, see ikkagi on ka piisavalt mahukas ja suur töö. Aga ma arvan, et kõik need, ütleme, detailid, mis on, et noh, ütleme, toitumised ja võib-olla need väiksed harjutused ja kõik need, et noh, need peavad tulema ikkagi lõppkokkuvõttes nagu sportlasest seest. Et kui sa ei ole neid harjunud tegema, siis nende sisse juurutamine võtab algselt natukene aega. Et noh, ütleme, et kui ma tennisega alustasin, et tal ei meeldinud teha neid samu, mis ma rääkisin, ütleme, sellest kogu sellest füüsise poolest asju, millest ta ei näinud, et kasu oleks olnud rohkem kui ainult tema tervisele, eks. See võttis 2–3 kuud aega, et ta hakkas aksepteerima ja tegema neid ja siis, kui ta sellest aru sai, siis ta täna teeb neid nagu väga kohusetundlikult ja väga, ma ei tea, kas hea meelega, aga väga kohusetundlikult, sest ta saab aru, et neid on vaja teha. Ja täpselt sama oli toitumisega, et ütleme, et isegi kui ma talle esimesed 2–3 kuud rääkisin, et võib-olla peaks vähendama seda. Et kui inimene on harjunud jooma igal hommikul tassi kohvi, et ega siis sa jood seda, noh, see lihtsalt on näide, mitte et tass kohvi hommikul halb oleks. Et ja kes on ikkagi harjunud sööma, mitte ütleme siis pitsat ja burgerit, ja kellele maitseb pitsa, et siis sa ikkagi nädalas korra või 2 tahad seda sööma minna, aga võib-olla ei peaks, on ju. Et ja noh, ütleme kogu sellest nagu pildist välja tulek võtab oma aja, aga mõtlen, minu jaoks on nagu see, et kõik ei peagi juhtuma üle öö. Et pigem on nagu hea see, kui sa näed, et asjad liiguvad õigesse suunda. Ja kui sa jõuad sinna kas või step by step, et siis see on väga hea ja noh, minu meelest ta täna, kui ta püsib tervena, siis ta liigub väga heas suunas. Aga kas ta psühholoogiga koostööd teeb? Jah. Teeb, jah? On olnud vähemalt 4 aasta jooksul minu teada. Aga ma ei tea, kas ta tegeleb nendega või teeb nendega tööd nagu pidevalt, sest kui me oleme temaga rääkinud, siis ta ütleb, et noh, psühholoogid on nagu, et see nõu või mis iganes nad sulle annavad, teadmine, harjutused, kõik see idee sellest, mis sa nagu tegema peaksid, et see muutub tema jaoks nagu mingil hetkel nagu liiga koormavaks. Et noh, ma pean tegema sama asja peale mõtlema iga mäng, iga punkt, üks punkt, mis läheb halvasti, teine punkt, mis läheb halvasti. Ja tegelikult ühel hetkel, kui sul on, ma ei tea, 4-tunnine mäng ja sa oledki üliväsinud ja sul kästakse mingi rutiin oma peas kogu läbi mõelda. Ma arvan, et ma ei oska öelda, ma ei ole selles situatsioonis olnud, aga ütles, et seda on ühel hetkel lihtsalt võimatu teha. Ja ütles, et sellest hetkest see mäng nagu pöörab ümber, ütles, et siis, kui ta saab aru, et see asi ei toimi, et siis ta ei taha nende psühholoogidega tegeleda nagu tükk aega jälle. Aga
tal on kindlasti olemas jah inimene, kellega ta suhtleb ja küsib ja mingite hetkede kohta nagu räägib. Kas tal enne sind ei olnud füsioterapeuti? Tal oli füsioterapeut umbes samamoodi nagu oli Brianitel, et ta oli kasutanud erinevaid inimesi erinevatel ajahetkedel, et ja noh, seal see hooaja jagamine on ju alati keeruline, et sa ei saa, väga raske on tegelikult leida inimest, kes on sinuga nõus tegema selle 300 päeva aastas turniiridel kaasa. Et väga paljudel on pered, siis ei taheta kodust ära lasta nii pikaks ajaks ja nii edasi. Et siis ta kasutas 3-4 inimest, aga tihti, kui sul on nii suur hulk inimesi, siis probleem tekibki selles, et kuna mina teen mõlemad, ma teen nii fitnessi poole kui siis suisa poole koos, et mul on nagu ülevaade mõlemast. Et kui sul on 2 fitness-treenerit ja 3 füsiot, siis nad peaks iga päev omavahel kõik suhtlema, et aru saada, et mis on parajasti probleem, mida ma tegin fitnessis siin, mida ma tegin seal, mida ma lisan. Et lõpuks see komplekt läheb nii keeruliseks, et ja see suhtlus, seda tegelikult ei ole mitte kellelgi aega teha ja sa lõpuks ikkagi ei saa aru. Et ma arvan, et see inimeste hulk on võib-olla selline 2, võib-olla, 2 ma arvan, et oleks suhteliselt nagu ideaalne. Et praegu on ka, et minu see 2-nädalane puhkus on, kus ma olen Eestis, siis ta kasutab ühte oma endist füsiot selle 2 nädala jooksul. Aga fitnessi plaani saadan mina. Aga kui väljakul midagi juhtub, kas siis jookseb kohale turniiri füsio oma kotikesega või sina? Ei, mina ei jookse kusagile. Et turniiri ajal, mängude ajal on ikkagi turniiri füsiot, kes on ainult väljaku peal. Aga miks see võiks olla isiklik? Ma ei tea, täna on ta reeglites nii, et isiklikku ei ole. Ja tegelikult sul on ju 2 minutit aega, et mida sa selle 2 minutiga teed, et ütleme, et minu meelest ainsad imearstid on jalgpalliarstid, et seal ikkagi kukuvad vennad pikali maha näoga, et on jalaluu murd ja järgmisel hetkel jooksevad kiiremini kui enne seda murdu. Et selles suhtes nagu see on nagu kas väga hea näitekool, ilmselt on siiski rohkem seal kui see arstitöö, aga jah, tennises on ta teistmoodi. Kuule, ma küsin päris viimase asjana, et oled sa aru saanud, mis rahvusest tennis on? Ta on sündinud Tel Avivis, eks? Ta on sündinud Tel Avivis ja kolinud minu teada vist Montreali äkki kas 1,5-aastaselt või? Ja 1,5 või 2, et praktiliselt kohe. Ja vanemad ema on ukrainlane, isa on venelane. Et mis rahvusest ta on, pane kokku see. Aga mis ta ise enda kohta ütleb? No kanadalane. Kanadalane ikka, jah? Kindlasti. Aga mitu keelt ta räägib? Ta saab aru prantsuse keelest, räägib vene inglise. Kus see prantsuse keel tuleb? Tenniseakadeemia on põhiliselt olnud Montrealis ja tal oli nii palju noorena suhtlus seal Montreali inimestega, Montreali keel on siis Quebec, või see Quebecis French. Et ta ütles, et ta noorena, kui nendega suhtles rohkem ja kui ta Montrealis laagrites oli palju, et siis ta tegelikult oli võimeline nendega täiesti vabalt rääkima, nendel on koolis ka olnud mingisugune prantsuse taust, aga täna ütleb, et ainult saab aru. Et teie räägite inglise keeles või vene keeles? Me räägime siis, kuidas tuju on, et ütleme, et kui on vajagi selle faki asemel midagi öelda, mis siin nagu mängust tõeliselt närve jääb, et siis selleks, et see kaamerasse ei jääks, et siis vene keel on nagu lihtsam keel rääkida selles, et see on nagu, et seda kohtunikud kinni ei püüa. Aga omavahel 90% on ikkagi inglise keeles. Et ütleme, et kuna kõrval olevad tiimiliikmed kõik on, kes vene keelt ei räägi, et siis ja ka tennise igapäevane suhtluskeel on ju inglise keel olnud nagu lapsest peale. Et vene keelt ta ikkagi räägib, ütleme, et vene keel on küll kodune keel, aga kindlasti nagu aktsendiga, et ei ole selles suhtes, et kui ta panna telekasse rääkima, et siis keegi ei peaks seda venelaseks. Teil on tähtajate leping, ma saan aru, et lõpukuupäeva ei ole? Ei. Ja kõik, on teil, sa paned ka tal mingid eesmärke? No muidugi ma panen eesmärke. Mis see praegune lähim eesmärk on? Ütleme, et ideaalis olekski see, et saaks selle aasta lõpetada kusagil seal 40-50 vahel, et siis ma arvan, et kui ta hooaega alustas üldse Austraaliasse, kui esimesel turniiril läksin või Uus-Meremaale, et ta ütleski, et kui hooaja lõpuks peaks olema 50 sees, et siis on tegelikult olnud väga hea esimene aasta peale seda, mis on olnud. Ja ma arvan, et see on täna reaalne eesmärk ja kui see peaks nagu õnnestuma, siis ma arvan, et see ongi väga hea lähtekoht, kust järgmist aastat mängima hakata. Mingi füüsiline eesmärk, pead jooksma 100 meetrit selle ajaga? Ei, füüsiline eesmärk on lihtsalt terve olla. Et see on nagu tänase päeva number 1, et kui ta, see on minu jaoks on see ka fakt, et kui ta
mängib ja on terve, et siis need tulemused tal ka ühel hetkel tulevad, et seal ta on ikkagi maailma tipul ja täna sellele top 10-le, ta mängib top 10 inimestega, täna mängib ikkagi punktis mänge. Et ta on nii lähedal seal, et see tähendabki seda, et lihtsalt ole ühes turniiris nendega mängi rohkem koos ja teises ja kolmandas ja ühel hetkel sa saad ühe võidu ja teise ja ta jõuab sinna. Lõpuküsimus on Rihol. Tead, see mul ei olegi lõpuküsimust, ma mõtlesin, et see Indreku jutt on lihtsalt nii motiveeriv ja huvitav alati, et ma lähen vist kohe neid harjutusi tegema, mis Indrek mulle on määranud. Et tahaks kohe ennast liigutada ja hoida ennast tervena ja... Et lähed kohe Sõrves äärde jooksma? Ja mul on omad harjutused Indreku poolt antud. No väga vahva. Nagu meil kõigil omad asjad. See podcasti tuba on nagu ajakapsel, et kuidagi tund aega tundub nagu 10 minutit, aga see tund on meil linnutiivul möödunud ja aitäh sulle, Indrek, tulemast. Aitäh kuulamast ja järgmise korrani. Aitäh.